Tervist, minu nimi on Eve Juurik ja ma soovin täna jagada teemal, mis meid kõiki puudutab. Mina isiklikult olen nagu kogu oma elu madalal tasemel valuga elanud ja ma ei räägi füüsilisest valust, ma räägin hinge valust. Ma olin juba harjunud sellega. Maailmas elades oli see loomulikult tunduvalt tugevam. Kristuses, Jumalaga osaduses elades sai see valu suures osas summutatud, kuid see ei kadunud. See valu oli see, mis mind üha sügavamale Jumalasse tõukas. Ma otsisin Jumalat kogu oma südamega, kuid see vaikne valu ei jätnud mind. Ma olen Jumala ette pannud maha kõik, mis ta mulle on näidanud ja sellest meelt parandanud. Ja ma ei ütle sellega, et see teekond oleks läbi. Ma kasvan ja õpin temas ja ta tõstab üha peenemaid peensusi üles, mis tema ette maha panna, et ma võiks ta südamele lähemale kasvada. Ma olen ka suguvõsapatu Jumala ette toonud ning see kõik on toonud mulle väga palju vabadust ja vabastust, kuid see vaikne valu oli edasi minu sees. Aeg-ajalt see kadus eriti tegevuse sees, kuid siis kerkis jälle üles ja ma ei teadnud, kuidas sellega tegeleda. Ma lihtsalt õppisin sellega elama. Ma ei olnud masendunud. Mul oli rahu ja ka rõõm. Ma kogu südamest usun, et Jumal armastab mind. Kuid kuskil minu sees oli ikka see vaikne valu. See, millest ma täna jagan, on olnud minu jaoks võti sellest valust vabanemiseks, vähemalt suuremas osas. Ja ma soovin jagada mitmeid mõtteid Taylor Welchilt. Ta ütleb, et inimesi on väga lihtne programmeerida, kui nad on kriisis. Sest kui inimene on kriisis, siis ei kaitse tema aju enam teda. Aju ei lükka enam ära talle pakutavaid mõtteid ega ideid. Ja see sarnaneb hüpnoosiga. Kui vähendada aju kaitsevõimet, siis mida iganes sa sellele inimesele ütleb, nõustub ta sellega. See on oluline sellepärast, et üks suurimaid võimalusi traumaatilise uskumuste süsteemi ümberkirjutamiseks on uue traumaatilise sündmuse keskel. See ei pea olema eelmise sündmusega sarnane. Kõik, mis paneb sind ennast tundma, et sa oled sattunud kriisi, sisemisse konflikti, see alandab mentaalseid tõkkeid sellele, mis on tõsi ja sellel hetkel on võimalik oma uskumusest süsteeme muuta ja ümber kirjutada. Esimene asi, mida meie aju üritab traumaatilise sündmuse korral teha, on blokeerida selle. Trauma kontrollib meid ilma meie loata. Me ei ole teadlikud sellest, kuidas üks või teine trauma mõjutab meie otsuseid palju hilisemas elus. Me aju ja keha hoiavad endas mälestusi. Kui me reageerime mingi mineviku trauma mõjul, on see trauma meie jaoks praegune reaalsus. Näiteks mina eeldasin alati, et inimesed hülgavad minu ja ma ei meeldi neile, sest minu isa jättis mu maha ja sellest lapsepõlve traumast sai minu alaline reaalsus. Me oleme selles traumas kinni ja ei suuda narratiivi ja tegelikkuse vahel vahet teha. Jaakob näiteks piiblist eeldas, et teda reedetakse ja manipuleeritakse, seega manipuleeris ta esimesena. Kui sa oled hüljatuse ja reetmise poolt traumeeritud, siis hülgad või reedad sa inimese enne, kui neil avaneb võimalus sind reeta. Kui sa eeldad, et inimesed sinuga manipuleerivad, siis manipuleerid sina inimestega enne, kui neil avaneb võimalus sinuga manipuleerida. Kui sa eeldad, et inimesed valetavad, siis valetad sa enne. See on kontrollimehhanism. Kõik traumad ei ole pärit meie eluajast. Mõned mälestused tulevad meile üle geneetilise koodi kaudu, mis on pärit meie vanematelt või vanavanematelt või vanavanematelt ja nii edasi. Ja me reageerime vastavalt nendele mineviku traumadele ning isegi mõistmata, miks me käitume nii, nagu käitume. Kui me seda ei paranda, muutub trauma meie elus ise täituvaks profeteeringuks. Trauma
on ümberkorraldamise tööriist. See korraldab ümber viisi, kuidas mõistus ja aju olukorda ja ümbrust tajuvad. Trauma paneb me aju muutma seda, kuidas me hindame ohtu, kuidas me hindame olukorda. Kui inimene läbib trauma hooaja, ei ole tal enam puhast hindamisvõimet. Trauma saanud inimesed leiavad ohte, mida pole olemas. Ühel hetkel hakkavad nad mõtlema, et võib-olla oli see minu süü, et mina oleksin pidanud sellest aru saama, ma oleksin pidanud paremini teadma, võib-olla ma olin selle ära teeninud. Niisiis nüüd lisandub ka süütunne. Ja see süütunne, kui seda tähele ei panda ja sellega ei tegeleta, lämmatab meid aeglaselt. Tipptegijad saavad sagedamini traumasid, sest nemad eeldavad, et nad oleksid pidanud teadma või tegema paremini. Iga tipptegija suhtumine on, anna mulle midagi rasket teha, mida ainult mina olen võimeline tegema. Ja see on tervislik stress. Kuid kui sellel inimesel hakkab energia otsa saama, ta satub masendusse, siis on stress muutunud kahjulikuks. See ei ole hea. See on juba nüüd ebatervislik. Ja selle ahastuse tagajärjeks on mõtted, mida inimesed minust arvavad. Ma vedasin oma meeskonda alt ja nii edasi. Kui selline mõtlemine inimest kontrollima hakkab, muutub see traumaks. Kui inimene ei kavatse enam teha seda, milles ta ebaõnnestus, siis on see trauma võtnud üle kontrolli selle inimese elu üle. Kui inimene traumaga ei tegele, saab temast ohver. Ta hakkab käituma nagu ohver. Ta kaotab entusiasmi elada ja edasi liikuda. Kui inimene ei tea, kuidas paraneda, siis ei oska ta edasi liikuda. See inimene on kinni oma minevikus. Kui inimene ei oska oma minevikku vabaks lasta, ei ole ta ka võimeline edasi minema. Jeesus sai enne ristile minekut mitmeid kordi traumeeritud. Üks suurimaid traumasid inimese elus on see, kui keegi meie lähedane meid reedab. Jeesus ei rääkinud kunagi oma traumadest. Ta ei eraldanud ennast kunagi inimestest. Ta üritas kogu aeg inimesi kokku viia. See, kes ennast teistest inimestest eraldab, ei saa kunagi traumast terveks. Kuidas siis trauma meid mõjutab? Taylor Welch toob välja 3 peamist viisi, neid on rohkem, aga need 3 on peamised. Ja ma loen need ette. Ta ütleb, et trauma rikub su omistamis- ja hindamissüsteemi. Sa ei ole enam võimeline hindama signaali kehtivust. Sa ei tea enam, mida mingi signaal tähendab. Teiseks, trauma paneb sind põletama su energiavarusid ja üritades tegeleda 10 aasta taguste asjadega. Neid asju ei juhtu enam. Kuid keha investeerib energiat ja glükoosi millessegi, mis ei ole tegelikult enam sinu ees. Ja see põhjustab autoimmuunhaigusi ja muid haigusi, sest kehal ei ole piisavalt energiat, et sind elus hoida. Ja kolmandaks, trauma taas toodab sinu minevikku, sinu tulevikku. Ehk siis see ongi see, et traumast saab isetäituv profeteering. Kui me vaatame piiblit, siis me näeme, et iisraellased pääsesid 400-aastasest orjusest. Kuid nad olid traumeeritud sellisel tasandil, mida meie vaevu mõistame. Kui nad jõudsid tõotatud maa servale, hakkasid nad õigustama paljusid vabandusi, miks nad ei ole võimelised edasi liikuma. Nad tahtsid edasi liikuda, kuid hirm nende sees oli meeletu. Nad ei olnud võimelised Jumalat usaldama ja see ei olnud tegelikult nende süü. Meil tuleb olla väga ettevaatlikud iisraellaste üle kohtumõistmisega, sest neid reedeti 400 aasta jooksul nende pereliini kaudu, kui nad olid orjad. Ja see ilmnes juba esimesel proovile panemise hetkel. Nad olid näinud, kuidas orjapidaja või valvur nende õe või venna tappis, kui too ei teinud seda,
mida tal kästi teha. Ja nende trauma oli ennast taas tootmas nende tulevikku. Nad ütlesid ju Jumalale, me sureme kõrbes. Me näeme, et Jumalat häirib see sügavalt, kuid ta ei ole selle pärast nende peale vihane. Ta on nagu, te olete loonud siin ise täituva prohveteeringu. Ja Taylor Welsh ütleb ka midagi väga huvitavat. Ta ütleb, et Ameerikas tuleb olla ettevaatlik rääkides kellegagi, kelle vereliinis on olnud orjus, nagu see oleks nende süü. Kui orjust ei ole sinu vereliinis, pole sul aimugi, mida nemad tunnevad. Kus oma elus oled sina teinud lolli otsuse, mille kohta sa ei saanud arugi, et see oli rumal. Neid kordi on palju, on ju. Niisiis me peame olema ettevaatlikud, peame alati arendama ühtsust. Kui me ei loo ühtsust, siis me pikendame traumatsüklit. See pani mind mõtlema meie mineviku kohta, eestlaste mineviku kohta. Meie minevikus on samuti raskeid traumasid. Eestlased on aastasadade vältel vallutatud ning üha uutele valitsejatele allutatud. Kui palju eestlasi küüditati ja tapeti ja see ei ole nii ammune minevik. Need traumad on meie vereliinis ikka veel olemas. Ja suures osas reageerib Eesti rahvas praegu näilise ohu puhul tohutu hirmuga ja usaldamatusega Jumala vastu. Kristlased ütlevad, et nad usaldavad Jumalat, kuid südames on ikka hirm ja see on trauma reaktsioon. Trauma taas toodab minevikku oma tulevikku. Kuna eestlased on aastasadade jooksul olnud vallutatud ja see on tekitanud vastumeelsuse ja pahameelsuse iga uue vallutaja suhtes, siis ma usun, et Eesti rahva südamesse on juurdunud ka mässumeelsus. Me üldiselt kipume mässama nende vastu, kes tahavad meid endale alistada ja allutada, oma propaganda ja eesmärgid meile peale suruda. Ma mäletan, et mina olin noorena tohutult mässumeelne. Kuid mida ütleb Piibel? Piibel ütleb, sest mässumeelsus on nagu nõiduse patt ja kangekaelsus nagu ebajumala kummardamine. See on 1. Saamueli raamatu 15. peatükis. Kas see on see, miks on Eestis nii tohutul hulgal nõiakunsti? Ka koguduses. Kas me südametes on ikka veel mässumeelsust ja seeläbi nõiakunsti? Me taas toodame seda, mis on meie südamesse juurdunud. Need juured peavad saama meie vaimust ja hingest ning ka ihust välja tõmmatud. See võiks olla koht, kus sa lähed Jumala ette ja palud, et ta näitab sulle, kas ka sinul tuleb sellega tegeleda. Mina tegin seda oma elus. Sellised mineviku juured peidavad end meie sees ja me ei mõista sageli, miks me ei ole võimelised edasi liikuma. Minevik hoiab meid tagasi. Me esivanemate traumadele on lisandunud meie endi traumad. Miks me mingitele välistele ärritajatele ebaloogiliselt reageerime? Miks tõuseb mingis olukorras me seest üles hirm või paanika või ärevus või ahastus või viha? Need on asjad, mida meil tuleb õppida tähele panema ja nendega Jumala ette minema. Mõned asjad on meisse juba nii sisse juurdunud, et me ise ei pane enam neid tähele ja me reageerime ebanormaalselt. Ma mäletan enda elus eriti eredalt ühte juhtumit, mis oli mõned aastad tagasi. Ma sain ühe sõnumi ühelt inimeselt, milles ei olnud kirjas mitte midagi solvavat ega haavavat. Seal oli vaid üks küsimus minule. Minu reaktsioon sellele küsimusele oli täiesti ebanormaalne ja ebaloogiline. Minu sees tõusis äkitselt üles mingi tohutu valu ja see tuli ikka ja jälle sellest samast vanast hüljatuse juurest. Ma tundsin, et ma ei ole võimeline sellele küsimusele vastama, sest kui ma olen aus, siis mind hüljatakse. Ma sain oma mõistusega aru, et see on ebanormaalne reaktsioon, kuid ma ei olnud võimeline teisiti reageerima. See oli traumavaim, kes oli end selle konkreetse lapsepõlve trauma külge kinnitanud. Ma ei osanud siis tegeleda traumavaimuga ja selle sõitlemine poleks ka mingeid tulemusi andnud, sest traumavaimu peab ära tundma ning sellega väga konkreetselt tegelema ja me jõuame selleni. Ma tahan veel jagada seda
Thomas Holmes, kes on psühhosomaatilise rongi üks peamisi loojaid, pani kokku tabeli, kus ta mõõtis elupingeid matemaatiliselt. Thomas Holmes uuris mitmeid inimesi ja pani kokku stressitabeli. Ja Thomas Holmes ütleb, et 100 ühikut elu muutust siis tema tabeli kohaselt on siis, kui abikaasa sureb. Töö kaotamisel toimub 42 ühikut elu muutust. Liiklustrahvid on 11 ühikut elu muutust. Halvad jõulud on 12 ühikut elu muutust. Holmes ütleb ka, et mitmed haigused langevad kokku suure elumuutuse ulatusega. Liiga palju muutuseid liiga kiiresti. Ta ütleb, et kui inimesel on aasta jooksul olnud üle 300 elumuutuse ühiku ja seda on väga palju, sest abikaasa surm oli 100 ühikut elumuutust. Ja kui see inimene haigestub, on tõenäosus, et ta haigestub pigem diabeeti, skitsofreeniasse, saab infarkti või vähi, mitte peavalu, ärevuse või astma. Seega keha üritab mõistusega aru pidada, et välja mõelda, kuidas ta sellele olukorrale reageerib. Seega on mõnel juhul südame infarkti ja peavalu vahe selles, kui palju stressi on inimese elus olnud eelmisel aastal. Elumuutused võivad olla väga stressirohked, mitte ainult stressi tõttu, mida nad esile kutsuvad, vaid ka seetõttu, et olukorraga toime tulemiseks on vaja rohkem energiat. Väliste stressi tekitajate tase ületab keha energiavarude taseme. Seega me astume traumasse siis, kui meie energiakuru on nii suur, et keha ei suuda enam olukorraga toime tulla. Seega näiteks, kui kellegi abikaasa sureb, seejärel teda reedetakse äritegevuses. Ta peab kolima teise linna ning kõigele lisaks teda kuritarvitatakse seksuaalselt. Kui see kõik juhtub ühele inimesele lühikese aja jooksul, siis lülitab keha end välja. Mõistus ütleb, et see on nii suur elumuutus nii kiiresti, et meil tuleb selle endast ära lõigata ning panna selle kuhugile kasti ja peitu selleks, et keha oleks üldse võimeline edasi toimima. See on tõeline trauma. Teadus ütleb, et sel hetkel hakkab aju killustuma ja ta killustub enesekaitseks. Traumaatiline sündmus on harva tegelikult tõeliseks probleemiks. See on lihtsalt midagi, mis meiega juhtus, mis oli ebaõiglane. Probleemiks muutub see siis, kui juhtub traumatsükkel. Kui me vaatame traumat mitte sündmusena, vaid traumatsüklina, see paneb inimese kõike valesti hindama. Ja seda ei põhjusta mitte traumaatiline olukord, vaid mõtteprotsessid, mis seda tsüklit toidavad. Me ei ole võimelised lihtsalt traumat üksikisikust välja programmeerima. Me ei saa minna ja öelda, et ups, kustutame selle nüüd ära. Meil tuleb leida kütus, mis toidab seda traumatsüklit. Kõik tsüklid nõuavad kütust. Nad ei saa lihtsalt lõpmatuseni edasi toimida. Kui meie elus on midagi negatiivset, siis tuleb meil otsida kütust, mis seda negatiivsust toidab. Me võime vahetada välja kütuse, mis sellesse negatiivsusesse läheb või lülitada selle üldse välja ja see võtab natukene aega. Sellegipoolest meil tuleb sellest läbi töötada. Mõtteprotsess, mille oleme selle sündmusega sidunud, on kütuse allikas. See toidab end meie mõtlemise kaudu. Näiteks, kui sa oled korra hüljatud, siis mängib su mõtetes lint, mis ütleb hoia end, kaitse end. Sa pead end kaitsma, sest kui sa seda ei tee, siis teevad nad sulle uuesti haiget. Ära ava ennast teistele, ära näita neile, milline sa tõeliselt oled. Kui me teame, et need mõtted tulevad hüljatuse juurest, siis saame midagi teha. Kõige olulisem on loomulikult sellega vaimsel tasandil tegeleda, kuid seda saavad teha vaid need, kes on Jeesuse omad. Kui uskmatu üritab trauma vaimuga tegemist teha, siis võib ta endale 7 hullemat vaimu külge saada. Uskmatud saavad traumaga vaid hinge ja ihu tasandil tegemist teha.
Meil tuleb oma mõtted muuta ja seda ka sellisel juhul, kui me selle probleemiga vaimsel tasandil tegeleme, sest vastasel juhul tõmbab me vana mõttemaailm meid uuesti kraavi. Ma rääkisin sellest põhjalikumalt saates Ohtlikud mõtted. Seal on kõik info olemas, kuidas oma mõtteid muuta. Meil tuleb oma paradigma muuta. Ja me leiame need kütuseallikad väga hõlpsasti üles, kui need uuesti esile tõusevad. Ja need tõusevad uuesti esile siis, kui elu jälle raskeks läheb. Kui me jõuame selle mälestuse kasti lähedale, mille me oma alateadvusesse ära peitsime, hakkab traumareaktsioon meis uuesti vallanduma. Ja siin me saame küsida, mida ma selle asja kohta usun? Millised on minu mõtteprotsessid? Kas sa mõtled, see murrab mind, see hävitab minu, see juhtub minuga uuesti? Jälgi seda ähvardust, uuri välja, miks sa usud seda, mida sa usud. Sul tuleb oma aju uue kütusega toitma hakata. Küsi endalt, mida oleks selles olukorras parem uskuda. Vasta sellele küsimusele Jumala sõnaga. Palu, et püha vaim annab sulle just selle õige kirjakoha ning hakka oma aju selle sõnaga toitma. See muudab su paradigma. Püha kiri on loodud kütuseks. See on mõeldud toiduks. Me ei tohiks süüa valet toitu. Me peaksime püha kirja sööma. Ära tangi end vale kütusega. Kui sa paned paaki uut kütust, hakkab see vana kütust hävitama. See hakkab hävitama vanu traumeerivaid sündmusi, mis sind kontrollivad. Võta aega, et mõtiskleda nende asjade üle ja ma lähen järgmises saates sama teemaga edasi ja siis tegeleme juba otseselt traumavaimuga. Ma loodan, et see oli sulle õnnistuseks ja julgustuseks ja sa tead, et sul on võimalik tegeleda nende asjadega, mis võib-olla on tundunud senini su elu häirivat ja sind tagasi hoidvat. Sa saad nüüd võtta ja tegeleda nende asjadega ja minna oma eluga edasi. Ole südamest õnnistatud ja julgustatud. Amen.